No tšau, sellised mõtted, oled kuulnud termineid nagu kõrvalosatäitja ja peaosatäitja. Saab nii-öelda kahel programmil, mul hakkab kohale jõudma, et on võimalik elada. Peaosatäitja on selline elustiil või elu, kus inimene teadlikult on valinud mingisuguse sihtmärgi, mingisuguse eesmärgi, mida ta loob, kuhu nii-öelda ta loob teadlikult oma elu, vastutab, võtab vastutuse oma elu eest ja loob teadlikult mingisugust elustiili endale või ükskõik, et ta ise oma aja peremees. Ta on mingisugune suund. Kõrvalosatäitja on pigem reageerivas elustiilis, hirmus ja püüab nagu ellu jääda. Ta võib olla kellegi abiline, mis on okei. Ma ei selles suhtes, et kõik on okei. Igatepidi on okei, aga lihtsalt, et mina olen näiteks nüüd vahepeal päris pikka aega küllaltki kõrvalosatäitja roll olnud. Mitte peaosalise roll, vaid üks on see, sa oled nagu teadlik looja. Siis on see peaosatäitja, aga kui lihtsalt, et mis iganes, sul ei ole mingisugust eesmärki seatud, ma ei tea, mis iganes põhjusel, liiga hõivatud ellujäämisega või ei ole mingisugust huvi üldse, mille poole püüelda või midagi sellist. Ja vaata teinekord ka me nagu, vaata kui me räägitakse sellest manifesteerimisest, et ma manifesteerin, panen silmad kinni ja muudkui hakkan manifesteerima. Vaata miks me ei saa teinekord elus neid asju, mis me tahame. Üks asi on, et ei ole selgust, ei ole selgust täpselt, mida soovitakse ja siis on nagu universumile arusaamatu natukene, et mis nüüd toimuma peaks hakkama. Teine asi on see, et kui see ei ole sinu saatus, nagu et kui sul on jalg otsast ära ja sa ikka ilgelt püüad nõidade juures käia, et jalg tagasi kasvaks. Kui see ei ole määratud nii, siis proovid ükskõik, mis variandid ära ja siis on õppetund alistumine, et see ei saa olema, nagu see ei saa olema. Tuleb õppida elama ühe jalaga. Ja ütleme nii. Ja kolmas asi on, et ei ole, vaata, öeldakse, mõtetega lood. Mina ütlen, et lihtsalt niimoodi see asi ei käi, et muudkui mõtetega lood, siis kardad mõelda mingeid asju või mis iganes. Vaata, tundub, et asjad reageerivad joondusele, nagu et kui mõtted, emotsioonid ja teod ja tahe ja see, kes sa oled, kõik need on joondus. Seal ei ole ühtegi mingisugust kahtlust või mingit hirmu või ebakindlust või mingit sellist asja, et see ei ole see ei ole võimalik. Ja kui ta on nagu joondus, ma saan aru, lihtsalt mõtlemine mina näen, et ei too tulemusi, aga tulemusi toob just see, et kas seal on joondus. Praegu, kõikide elud on kogu aeg minu meelest joondus. Ja et see elu, mida inimene elab, see elu, mida mina praegu elan, on joondus sellega, mida ma usun, mis minu emotsioonid ütlevad, mis ma teen. Ja kõik inimesed tundub, et kogu aeg joondus. Aga et seda on nagu võimalik muuta. Seda on võimalik muuta. Aga see tähendab, kogu ajajoone muutus toimub, nagu kogu see, kes sa oled, see, kuidas sa ennast näed, see, mis elu, nagu kõik korraga siis peab hakkama muutuma, nagu seda sihtmärki on
see, kes sa oled, see, mis sa mõtled, see, mis sa tunned, see, mis sa usud, see, mida sa tahad, kõik korraga siis hakkavad muutuma ja siis toimub nagu see nii-öelda manifesteerimine. Juondus. Kõik.